Umbes 3 nädalat tagasi läks Rasmus uude lasteaeda. Kuna me kolisime alles siia, siis oli ta väga ootusärev ning tahtis väga näha juba oma uusi lasteaiakaaslasi ja õpetajaid. Aga kui see päev kätte jõudis, siis lasteaia uksel ütles tema, et ta ei lähe ning klammerdus minu külge. Nii ma siis seisin seal nõutult, mõtlesin, mis ma teen. Siis mul tuli meelde, et mul on taskus üks küpsis ning proovisin, et ma pakun talle. Minu üllatuseks võttis ta selle kohe vastu ja oli väga rõõmsalt nõus minema. Kas nii lihtsalt läkski. Järgmine päev siis varustasin ka ennast küpsistega, aga siis enam üks ei sobinud. Läks juba 2 küpsist, järgmine päev läks juba 3 ja nii edasi. Ja ta nõudmised järjest tõusid. Küll oli juba vaja kaisukaru, mingi nukumaja, ühesõnaga järjest suuremaks ja järjest kallimaks. Sellest on väga tore. Laps käib hea meelega lasteaias, aga samas ma ise tunnen, et see ei ole päris see ja see ei tundu päris õige mulle. Siin peab olema mingi teine lahendus, aga mis see on? Käes on lasteaeda mineku aeg, siis ma arvan, et üks esimese asju, mida vanem võiks teha, on saada kõigepealt iseenda küsimustele vastuseid, et mis ees hakkab ootama. Vanem küsiks endalt, millist teavet tal on endal vaja, et iseenda küsimustele vastused saada ja võib-olla ka enda ärevust sellega maandada. Ja seejärel rääkida lapsega, uurida, mis lapsega toimub, mis mõtted ja küsimused tema sisse on tekkinud ja võib-olla käia koos vaatamas seda lasteaeda. Osasid lapsi aitab see, kui neil on kaasas mingisugune näiteks mänguasi, mis neil on kodus olnud kas lemmikese või kuidagi kallis ja kui lasteaias on see kaasas, siis võib see nende jaoks olla toetav. Lasteaega kohanemine, ma arvan, et on ka hästi lapsest lähtuv, võib-olla lapse vanusest ka sõltuv, et mida väiksem laps, seda kauem see kohanemine võib kesta. Ei pruugi, aga võib kesta. Kuid mulle tundub, et kuskil 2 nädala kuu piiresse peaks jääma see kohanemise aeg, et kui selle aja jooksul ei ole kohanemine hästi toimunud, et siis tõenäoliselt on vaja mõelda, mida veel teha annaks. On hästi tähtis see, et vanemana meil oleks aega, et me häälestuksime sellele, et meil ei oleks kiire nendel hommikutel, kui on lasteaeda minekupäev, et meil on reaalselt aega lapse tunnetele reageerida, kui on näha, et tal on keeruline sinna jääda. Kujutan ette, et need on erinevad, kuidas keegi oma lapsega siis kokku lepib. Et minu kogemus on olnud selline, et selline soe kallistus, toetav sõna võib olla väga abistav nendel hetkedel, kui ma näen, et laps kuidagi on haprem. Ja oma lapsega me oleme kokku leppinud ühes sellises toredas väikeses mängus, mis ongi see plaksumäng, et lööme käsi kokku. Ja see on suhteliselt lühikene, et see on selline tema poolt algatatud tegevus, mida me üpris sageli ära minnes teeme. Ja väga sage on ka lehvitamine, et siis kui ma olen õue jõudnud, siis meil on kokkuleppelised aknad, et kus ta siis, kas ta on ühel pool oma rühmaruumi või teisel pool, et kus ta mulle lehvitab. Ja mulle tundub, et see abistab. See on oluline teadmine, kes tal järele tuleb ja võib-olla ka millal järgi tuleks, et kas siis pärast oodet või pärast või lasteaia lõpus, et loomulikult täpselt kellaaega lapsele ei pea alati ütlema, eriti väike lapsele, aga see, et kes tuleb ja millal tullakse. Ja lapsele võib öelda ka seda, mida pärast siis koos tehakse. Et see on ka tore asi, mida võib oodata. Et last võib väga palju aidata see, kui koos tutvuda nende lasteaia kokkulepete või reeglitega, oleneb, kuidas need siis on sõnastatud. Et näiteks minu lapse lasteaias on siis selles eesruumis või esikus, kus laste riietumine toimub, on seina peal pildid siis nendest kokkulepetest. Esimestel nädalatel me peaaegu iga päev tutvusime nende piltidega ja see oli lapse enda algatus ja mulle tundub, et aitas kaasa kohanemisele. Ja samuti aitab kaasa see, kui õpetajatega läbi rääkida mingisuguseid asju, mis võib-olla endal on segaseks jäänud või tahaks lapsele paremini selgitada. Lasteaia rütm ja kodune rütm ei pruugi hästi kokku minna alati, sest peres on selgelt teistsugused reeglid tihtilugu. Kuna lasteaias käimine võib lapse jaoks olla stressi tekitav, siis võib olla abistav ka see, et lapsel on puhkepäevad, eriti harjutamise perioodil, et on peresid, kes pakuvadki lapsele võimalust, et ta käib üle päeviti alguses ja siis jooksvalt toovad neid päevi juurde. Ja kui on puhkepäevad, siis võimalusel võiks ka nende puhul säilitada samast rütmi nagu lasteaiapäevadelt. Söögiaeg sarnasel ajal, magamineku aeg sarnasel ajal. Ja tore on muidugi ka see, et lapsel on reaalselt lapsevanemaga sel päeval midagi koos teha, et see on ka mida nad sageli ootavad.
Lõpetuseks 5 olulist märksõna. Esiteks ettevalmistus, teiseks turvatunne, 3. päevarütm, 4. lahkumineku rituaal ja kindlasti hästi oluline kannatlikkus. Soovin teile kõigile jõudu ja rahulikku meelt selles protsessis.